Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste 4. etapp sõideti Rapla ringrajal, kus tavakohaselt pakkusid konkurentsi ka soomlased. Juba mikroklassi eelsõitudes sai selgeks, et kiiruse poolest on teistest üle Tõnis Toomingas ja Hugo Rajamets. Et finaalipinge on aga hoopis suurem, seda saime eelnevalt näha kadettide sõidus, kus viimase ringi eelviimases kurvis loovutas käes olnud esikoha Albert Tamm, väike vääratus ja mööda lipsasid nii Asper Kors kui Patrik Orvandi. Mikrode duell Hugo Rajametsa ja Tõnis Toominga vahel oli täis põnevust ja kohtade vahetamist. Lõpuks tahtis Hugo võitu ilmselt rohkem ja 0,8 sekundise ülekaaluga see tal ka õnnestus. Teine Tõnis Toomingas ja kolmas Tanel Karu. Boonuseks sai võitja ka parima ringi aja. Start oli natuke ebaõnnestunud, aga ei andnud alla ja sõitsin edasi. Aga Tõnisega käis päris äge heitlus seal rajal, jah? Käis, pidi kogu aeg vaatama, et mööda ei sõidaks. Sa olid väga terane, sul pea liikus kogu aeg, hoidsid asja kontrolli all või? Ja. Aga vahepeal pääses Tõnis ette üsna väikse eduse sisse ka? Ja, mul tuli paar ampsu sisse. Aga sa olid endas kindel, et saad kätte? Ja. Võistluse korraldaja hingab alati kergemalt, kui miniklasside finaal on lõppenud. Korraga oli rajal 21 noort huljaspead ja sündmuste virvar on lõputu. Algul juhtis sõitu Martin Ojapõld, aga tema selja taga käis lahing, mis nõudis ka ohvreid, nii et võistlus tuli korraks punase lipuga koguni peatada. Kordusstardis oli kõige osavam Mark Dubnitski, kes pääses liidriks ja vaatamata Martin Ojapõllu ja Damir Mingazovi rünnakutele kordagi enam ei vääratanud ja selliselt esikolmika lõpetas. Meelde jäi veel Miia Pankratovi vapper võitlus poistega ja Richard Viigisalu hea kiirus, aga poodiumile nad seekord veel ei jõudnud. Mark, räägi mulle siis, kuidas läks? Mul oli hea start ja kiirus oli hea? Ja väga hea kaart ja kiirus oli väga hea. Martin, räägi selle sõidu esimesest osast, see läks sul päris hästi? Ja, et sain mööda. Küll ta ründas küll vastu, aga suutsin ikkagi koha päästa ja sain väikese vahe isegi sisse. Aga siis, kui sõit vahepeal seisma pandi, mis siis juhtus? No natuke läks rütm ära ja ta oli ikkagi kiirem ja sai mööda ja lihtsalt sõitis eest ära. OK-klasside eelsõitud järel võis arvata, et finaal tuleb tasavägisem, sest pea võrdselt kiirust näitasid Randel Evestus ja Karl Sei. 20-ringiline finaal kulges aga Karl Sei dikteerimisel. Parimal ringil oli temaga võrdne Randel Evestus, aga stabiilsusest jäi puudu ja nii kärises vahe kahe kiirema vahel juba 7 sekundile. Kolmandana lõpetas Markus Kajak, kes oli ühtlasi ka junior-klassi parim. No Karl, kuidas see Rapla rada sulle klapib? Rapla rada suhteliselt istub, et eelmine aasta X-iga oli ka palju hoogu siin, aga trennides ei olnud hoogu millegi pärast, aga praegu tuli ja väga hea oli. Ega sul suurt selja taha vaadata polnud vaja? Ei olnud hea, aga mootor hakkas lõpus jupsima, et mingi 11 ringi oli veel. Saaksime üldse pabistama, tulen lõpuni või mitte ja õnneks tulin. No algus oli raske, sest seniorid said mööda ja siis tempo langes. Aga sain tempot tõsta ja seniorites sain mööda. Oma klassis suuri probleeme ei olnud? Ei olnud. Mis sa Rapla raja kohta ütled? Huvitav rada ja kiire. Ja siuke, kiire. Ees ootab Hiiumaa. Seal loodan ka võita. TD2 ja Masters-klassi finaalis pääses stardist liidriks Johan Vain, kes parima ringi võrdluses jäi küll veidi alla Jon Einari Pambusele, aga ometi suutis suure osa sõidust olukorda kontrollida. Liidrite omavaheline passimine kiirusele loomulikult kasu ei toonud
ja sõidu lõpuosas oli Ragnar Veerus neist vaid 0,2 sekundi kaugusel. Finiši eel õnnestus Jon Einari Bambuse meeleheitlik rünnak ja 0,1 sekundise eduga oli ta Johan Vainu ees esimesena ruudulise lippu all. Kolmas oli Ragnar Veerus, tema äärel maastersklassi parim Priit Sei. Kas oli sul nii palju kannatust lihtsalt, et ootasid ja valvasid selja taga? No jah, siis mõttes mul läks start natukene halvasti, et mul juhtus väike äpardus seal käikudega ja siis ta sai sealt kohe ette, aga ma lihtsalt vaatasin, et ma kuulsin tagant mootoreid ei kuulnud, et kedagi ei tulnud ja siis ma jäin siin ootama ja ma leidsin, nagu ma nägin sõidu all mingid teatud kohad, et kus ta kaotab ja siis kasutasin need enda jaoks ära ja siis sain õnneks ka mööda nagu. Et no see oli tegelikult ka ainuke koht, kus mul oleks võimalik mööda saada, et siis ma põhimõtteliselt viimasele võimalusele võtsin ära ikka. Jah, eks ma mõtlesin, et ma ei ole veel etappi võitnud, et tuleb see etapp nüüd ära ikka võita, et ma olen täna kõik teisest ka võitnud, et eks see finaal tuleb ka nüüd ära võtta ja õnneks nii läks ka. Kohtunike otsusel lisati aga võitja lõpuajale lõpuks 1 sekund ja nii kuulutati etapi võitjaks hoopis Johan Vain. Oma teise ja ühtlasi viimase võistluse eluajal tegid ka retroklasside kardid, kus A-klassi esikolmik oli lõpuks Ülar Jevlakov, Tanel Toomingas ja Juhan Ansper. 2 ringi vähem sõitsid N-klassi sõitjad ja seal sai esikoha Aadu Kroon. Kõige kiiremas KZ2 klassis olid eelsõitude kiiremad Jakob Poja ja Sten Piirimägi. Väga head hoogu näitas ka soomlanna Kaisa Eeristö. 20-ringiline finaal tootas seega palju põnevust. Tegelikkuses sai kõik selgeks juba stardis, kus superreaktsiooni näitas Jakob Poja. Esialgu hoidis talle tihedalt tuulde Sten Piirimägi, kes tegi ka parima ringiaja, aga lõpuks oli Jakob Poja edu finišis juba üle 3 sekundi. 3. koha sai Georg Kõss, kes suutis edukalt tõrjuda soomlanna rünnakut. No Jakob, siin Rapla rajal kogu see päev kulges sinu stsenaariumi järgi. No alguses oli natukene ikka Steni poolt, aga tubli poja. Lõpus läks hästi. Tunduses finaali kõige põnevam hetk oli see stardimoment. Jaa, imekombel sain hea stardi ja sain ette ja pidasin nii kaua vastu, et tal nagu rehvu otsa lõppeks ja siis sain kihutama hakata. Tundus ka, et see oli ime, et Sten natuke stardi isegi maha magas. No, ta isegi ei maganud. Ma lihtsalt sain erakordselt hea stardi. Ei isegi ei tea, kuidas. No nii, aga siis tegelesid sa sõidu esimese osa ikka natuke katmisega, jah? Jaa. Ma üritasin teda selja taga hoida, et siis saada lõpus nagu ise kihutada ees. No siis enam probleeme ei olnud lõpus? Ei, no oli küll. Ega mul lõppas ka rehva otsa. Aga lihtsalt mul lõppas natuke hiljem. Igal juhul palju õnne. Aitäh! Nüüd järgneb kardisõitjate dessant Hiiumaale 5. ja 6. etapp Käina rajal. Sõidetakse augustikuu esimesel nädalavahetusel. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.